Tere päevast Postimehe otsestuudiost. Kuigi ajakirjanduses arutletakse juba päris tükk aega, kellest võiks saada uus Eesti president, siis tundub, et erakonnad, vähemalt need erakonnad, kellest presidendi valimiste tulemus Riigikogus sõltub, ei ole selle teemaga tõsiselt veel tegelema hakanudki. No kui vähemalt uskuda seda, mida nad ise räägivad. Meil on stuudios Salki juht Tarmo Jüristo. Tere päevast! Tere päevast! Kui nüüd vaadata seda, mis meil presidendi valimisteks ettevalmistamisel poliitikute poolt tegelikult praeguseks juhtunud on, siis tegu, mis on tehtud, on see, et Riigikogu vanematekogu, laiendatud vanematekogu otsis siis mingisugust ühist nimet või otsis siis seda teed, kuidas presidendi kandidaatidena jõuda, aga see tee tõenäoliselt ei alanudki, sest ainus kokkulepe, mille nad tegid, oli see, et Riigikogu esimees läheb ja lõunastab koos praeguse vabariigi presidendiga. Kas see oli juba selline nagu ette hukule määratud tõsise protsessi algus või oli sealt lootust, et sealt midagi tuleb? No eks seal on teatud selline sammude järjestus, mis sellise protseduurika juures tuleb läbi käia ja praegu tõepoolest, või mitte praegu, see on üldiselt see, et ametis olevat presidenti ei saa või vähemalt ei ole viisakas maha kanda enne, kui on selge, et mis ta enda plaanid on ja milline see stardipositsioon saab olema seeläbi teiste jaoks. Ja see tõenäoliselt on siis olnud see nii-öelda tõukejõud või kas seda isegi selliseks saab nimetada või selle puudumine siis selle protsessi alguse taga, sest Alar Karis on siis mis iganes põhjustel, erinevatel inimestel siin on ilmselt erinevaid arvamusi ja ta ise ei ole selle osas väga selline väga palju rääkinud sellest asjast, et mis tema kaalutlused või asjad on, kuidas selle valikuni lõpuks jõudma peab. Aga jah, ükskõik, kes teine tahaks oma nime välja käia või oleks nõus siis nii-öelda siis, kui keegi teine nime välja käib, siis nende peast tõenäoliselt esimene küsimus on see, et mida siis istuv president kavatseb täpselt teha. Sest see selgelt mõjutab kogu seda ruumi. Mõjutaks ka siis, kui ei oleks seda, et mis täna kahtlemata on, et Karis on väga kõrge tuntuse ja populaarsuse tasemega president Eesti poliitika mõttes väga selgelt erakordselt populaarne poliitikute ridades. Ja see küsimus, nii kaua kui sellele mingit vähegi mõistlikku selget vastust ei ole, et siis see protsess tõenäoliselt väga kiirelt edasi kuskil minna ei saa. No raske öelda, milline on presidendi kaalutlus, aga ikkagi ma küsin, et mis peaks juhtuma, kui president ütleks nagu selge jah või selge ei, sest et ajakirjanikud on presidendi käest seda väga palju küsinud ja eile peaminister oli Vikerraadio saates ja ka saatejuht tema käest küsis, et kas tema teab, missuguse tulemusega lõppes Riigikogu esimehe ja presidendi kohtumine ja peaminister oli sunnitud ka tunnistama, et see ei olnud nagu selgelt üheselt mõistetav vastus. Et mis peaks juhtuma, kui me saaksime istuvalt presidendilt üheselt mõistetava vastuse, mida ta siis teeb? Ei, eks esiteks ütleme, neid vastuseid saabki olla suures plaanis 3 tükki, et kas jah, ei või seal vahepealne, ja praegu kipub olema seal see vahepealne variant, mis ei ole ei üks ega teine. Kui nüüd võtta need äärmised otsad on, et kui oleks see, et kui istuv president peaks ütlema, et ta ei kavatse kandideerida ja plaanib midagi muud oma eluga teha edasi, siis sellel hetkel see protsessi nii-öelda järgmise käigu edaspidise kulu struktuur on selge, et siis on vaja hakata otsima vabale kohale kandidaate, mis on väga teistsugune asi, kui hakata otsima vastukandidaate võimalikule kandideerivale väga populaarsele presidendile. Sest siin muidugi Eesti selle süsteemi järgi tuleb arvestada seda, et elu on näidanud, et Riigikogus valituks osutumine ei ole sugugi kindel, pigem võiks öelda, ei ole väga isegi tõenäoline sellise väga polariseerunud poliitkeskkonna taustal. Ja see omakorda siis tähendab, et tuleks arvestada seda
nii-öelda valimiskogu varianti, kus see presidendi populaarsuse küsimus on märksa suuremalt esil, kui ta seda tingimata Riigikogus on. Nii et see on see nii-öelda känd, mille taga see protsess täna kinni on, sest väga raske on ette kujutada tõsiseltvõetavaid kandidaate, kes tahaks sellises olukorras minna nii-öelda püünele ja öelda, et jah, et ma ei tea, kas president kandideerib või mitte, aga et mis iganes siis juhtub, et mina olen siin, et see on raske ette kujutada. No me eelmise nädala lõpus koos kolleegiga helistasime läbi fraktsiooni esimehed Riigikogus ja küsisime, et kas nad on isekeskis arutanud, et keda fraktsioon võiks toetada. Ja ausalt öelda tuli sealt välja, et ega tegelikult ei ole. No ma ei tea, kas seda võib uskuda, sest üks asi on see, mis erakonnad tegelikult teevad, teine asi on see, mida nad avalikult ütlevad. No ma ise ka ei ole nendel vestlustel juures olnud, ei tea sellest, aga et ma ütleme siis üldise kogemuse varasema asja pealt, eks inimesed, kes seal Toompeel koos töötavad, ikkagi räägivad päevateemadest ja see kõlab mulle väga vähe usutavana, et see teema üldse kellelgi omavahel jutustes üles ei ole tulnud. Me teame isegi siin meedia vaheldus on olnud mingid sõnumeid, mida on vahetatud nendel teemadel, mis viitab, et mingisugused jutud on selgelt käinud. Teine selle küsimuse võimalus seda interpreteerida või mõista on see, et kas fraktsioonide esimehed on teinud mingeid ametlikke selliseid konkreetselt selle teemaga, et tuleme kokku, istume ja arutame presidendi kandidaatide teemat. Kui nad seda ütlevad, nad seda ei ole teinud, siis seal mul ei ole põhjust jälle kahelda, et nad seda kuidagi valetama peaksid selles osas. Aga jah, see, et presidendi valimised teemana üldiselt on üleval ja see puudutab Riigikogus kõiki erakondi nii selles võtmes, et nad peaksid üldise struktuuri järgi olema siis see kogu, kes esimeses ringis või esimesena presidendikandidaati arutab ja see on muide üks omaette huvitav teema ja küsimus, sest kui ma nüüd õigesti sellest süsteemist ja korrast aru olen saanud, siis põhimõtteliselt ei ole mingit sundi istuval presidendil parlamendis kandideerida. Ja kui ta seda ei tee ja parlament ei esita ühtegi kandidaati, siis jällegi ma ei ole selle seadus- ja valdkonna spetsialist, aga nii nagu ma aru olen saanud, siis läheks presidendi valimine otse valijameeste kogusse, mis jällegi tegelikult arvesse võttes kõiki seda, mis siin ka varem juba siin täna oleme põgusalt rääkinud, ei pruugi president Karisele sugugi halb variant olla. Kuidas me jõudsime sinnamaali, et me hakkasime välistama poliitikuid presidendiks kandideerimisega? Et see juhtus 5 aastat tagasi, kui tegelikult oligi valida riigikontrolöri ja Teaduste Akadeemia presidendi vahel. Ehk siis poliitikud olid mängust täiesti väljas. Samas me ju teame, et mõjukad inimesed maailmas, mõjukad presidendid on kõik tugeva erakondliku taustaga. Et kas see oli eelmine kord selline juhus või me nüüd olemegi sinnamaane jõudnud, et kuna keegi teise erakonna poliitikut ei toeta, siis poliitikuid ei julgetagi pakkuda? Ma ütleksin, siin on võib-olla tegelikult selles suhtes natukene huvitavam perspektiivi küsimus, et kui mõelda tagasi, et tõepoolest tegelikult, eks ju, Lennart Meri oli poliitik, Toomas Hendrik Ilves oli poliitik, Arnold Rüütel oli poliitik, aga mingis mõttes, eks see on kirjutatud sisse ka sellesse Eesti põhiseaduse vaimu, et president peaks olema erakondade ülene. Ja kuigi Toomas Hendrik Ilves, kui kõik, kes tagasi mõtlevad, suudavad meenutada, et ta tuli sotside ridadest, oli välisminister, aga sellel hetkel, kui ta asub kas tema või ükskõik kes teine asub presidendi ametisse, siis mingis mõttes tuleks see nagu sellise parteipoliitika ukse enda järel sulgeda. Ja see, selles valguses ma ütleksin, et võib-olla täna seda mõistlik või üks moodus seda olukorda vaadata on see, et see ukse sulgemise hetk tuuakse nagu varasemaks veidikene öeldakse, et see inimene ei peaks olema kuidagi väga selgete otsaste tugevate erakonna sidemetega. Võib-olla sellised inimesed tuleb tulevikus rohkem nii-öelda pildile, kes on poliitikud, aga kelle puhul on lihtne näha seda nii-öelda, et nad tõusevad sellest nagu päevapoliitika tasemest kõrgemale, üldisemale tasemele juba enne kandideerimist, mitte ametisse asudes lihtsalt. Aga teisalt võib-olla tõesti ka, et siin mängib rolli see, et lihtsalt see poliitiline usaldus erakondadel omavahel on kulunud väga õhukseks, see ei ole ainult Eesti teema, see on üldine üle maailma, hästi palju räägitakse ja juhitakse tähelepanu sellele. Ja selles olukorras võib-olla jah, see nii-öelda
ma ei taha öelda paranoia, kõlab natukene halvasti, aga see nagu ettevaatlikkus teise poolega seotud kandidaatide osas on kõrgem. Sest Eesti valimissüsteemis, seda armastatakse rõhutada, et presidendil on ainult formaalne roll ja tal ei ole võimu. Tal tegelikult on päris paljudes asjudes on võimu. See võim on veidikene pehmem ja kaudsem, ei ole võib-olla nii selge ja otsene, aga see, et sul on võimalik mingeid protsessi kiirendada, mingeid protsessi pidurdada, aeglasemaks teha midagi keerulisemaks, mõjutada neid, kujundada avalikku arvamust, mis omakorda mõjutab siis seda poliitika kujundamist nii edasi, et need hoovad kõik on presidendil olemas ja sellepärast on erakondadel tegelikult ka täielik õigus sellele tähelepanu pöörata, kellest see uus president saab. No peaminister ütles eile küll Vikerraadio saates välja, et Reformierakond ise kohe kindlasti presidendikandidaati oma ridadest ei esita, aga kui keegi teine esitab nende inimesed, siis nad muidugi toetavad seda oma inimest. Et tema meelest ei ole peaministri parteil paslik tulla välja presidendikandidaadiga. Ma ei tea, oled sa nõus selle? No see on asi, kus nagu terve hulk teisi erakondi parlamendis tõstavad kohe näpu ja ütlevad, et kellelgi teisel, et see on nagu lihtsalt tsirkuse tegemine, et kui keegi teine tuleb oma kandidaatidega välja, sest ilma Reformierakonnata ei ole parlamendis võimalik siis presidenti ära valida. Ja seetõttu kõik justkui vaatavad ootavalt Reformierakonna poole, et nemad võiksid selle kandidaadi nime siis välja öelda, kes iganes see siis on. Teiselt poolt jällegi seda on ka juba kommenteeritud, öeldud, et Reformierakond haistab lõksu siin, sest jällegi nagu samamoodi nagu on tõsi see, et ilma Reformierakonnata ei ole võimalik presidenti ära valida, siis ainult Reformierakond samamoodi ei saa presidenti ära valida. Et see tähendab seda, et neil peaks olema mingisugune laiemapõhjalisem toetus ja kui jällegi me ajalooliselt varasemates kordades teame, et see, kui presidenti ei õnnestu Riigikogus valida, mis on suhteliselt tõenäoline nagu tagajärg, siis, või olukord, kuhu see asi jõuab, siis see üldiselt ei ole väga populaarne olukord valijate seas, kuna meil on valimised tulemas, siis see on selline asi, et kus Reformierakonna oponentidel on väga sobiv hetk nagu meelitada neid sellesse lõksu astuma, öelda, et pange see kandidaat välja, esitage ja siis vaatame, kas ta läheb läbi. Ja siis alltekst, mida siis Reformierakond sellel hetkel kindlasti silmas peab või muretseb selle üle, on see, et kui see kandidaat siis põrub, siis see on järgmine kord siis eelkõige siis opositsiooniliidril härra Reinsalul tulla meediasse ja näidata näpuga, öelda, et näed, Reformierakond ei saa hakkama, et nad ei suuda seda protsessi ära allata, nad ei suuda välja pakkuda kandidaati ja siis ikkagi on aeg, et see otsus kuidagi teistmoodi teha. Ja see on see asi, et mida ilmselt Reformierakond samamoodi arves peab, et seal nagu see, kes esimesena välja läheb ja oma esimesena kandidaadi välja paneb, asetab ennast sellesse keerulisse olukorda, et neil on väga suur šanss ebaõnnestuda selle kandidaadi, kelle nad välja käisid ja see heidab neile halba varju ja see on asi, miks keegi seda esimest sammu teha ei taha. Seda ei taha teha ei sotsid, ei taha teha Isamaa, ei taha teha Reformierakond. No kui küsida, et millist presidenti me valime lihtsalt isikuomaduste poolest, siis praegu on nagu kõige populaarsem ja enam räägitud see, et antud ajahetkel peaks olema president tugev välispoliitikas ja teine asi, millele väga palju tähelepanu pööratakse, on see, et president peaks olema ühiskonna ühendaja, et ta ei tohi olla lõhestaja. Et kas ei ole liiga napp presidendi rollide? No see presidendi rollide nimistu on tegelikult sealt läheb veel edasi, et seal on presidendil on omaette roll, on põhiseaduse siis nagu põhiseaduse valvuriks olemine, see kaitseliin selle vastu, et kui seal midagi valesti läheb, siis tema saab pidurit tõmmata üldise nagu seaduste, et need on kõik õiglased ja õiged ja kõiki asjaolusid arvestavad, et see seadusloome käib nende reeglite järgi, mis on kokku lepitud nii edasi ja seda rida võib jätkata. Aga jah, tõsi on see, et iga president, kes on ametis olnud ja ma pakun, et see kehtib ka kõiki tulevaste puhul, sisustab selle rolli enda hoiakutest, prioriteetidest, arusaamadest ja ka lõpuks isikuomadustest lähtuvalt. Ja samamoodi see presidendi roll ei kujune vaakumis nagu sõltumata sellest, mis on see keskkond, milles see inimene president on. Ja näiteks seesama, mis sa ise mainisid, välispoliitika kontekst on praegu meil selgelt keskkonna tõttu esikohal. On meil ka varasemalt, Toomas Hendrik Ilves oma tausta tõttu oli väga ka selliselt
palju pööras tähelepanu välissuhtumisele, aga ka seal oli tegelikult keskkonna roll väga hästi oluline, sest see aeg, kui me mõtleme tagasi sellele, kus me olime, et millised olid siis Eesti väljavaated või suhted Euroopa Liiduga, et mida me siis püüdsime saavutada NATO ja kõiki nende asjade suhtes on ju, eks, et siis see oli samamoodi keskkonnast tingitud, see tähelepanu. Ja samamoodi praegu, arvestades seda rahvusvahelist poliitilist olukorda, sõda ja mida kõike, et siis on arusaadav, et välispoliitika on nii-öelda nagu tõuseb esile selles raamistikus. Aga siin ma olen selles suhtes täiesti nõus, et need rollid ei peaks olema kuidagimoodi kivisse raiutud või see presidendi roll ei pea taanduma mingil ühel või kahel asjal, et seal on väga palju ruumi igal presidendil seda ise kujundada, seda on varasemalt president teinud ja nii see peakski olema. Millisel moel saab praegu nüüd edasi minna kogu selle protseduuriga, et kes peaks olema see eestvedaja, kes seda teeb, sest ilmselgelt Riigikogu vanemate kogus seal ei tule välja, et seal on kindlasti inimesi, kes tahavad nagu siiralt, et seal midagi tuleks välja ja kindlasti on ka poliitikuid, kes näevad juba ette järgmisi valimisi, tahavad silma paista ja teevad selliseid ettepanekuid, mille puhul on kindlasti näha, et sellel ei ole mingisugust reaalset kohta elus, et see ei realiseeru. No eks siin neid valikuid on mõned, et üks ilmselge asi on see ja kuhu ju väga paljud inimesed vaatavad Kadrioru suunas, et siis president Karis ütleks omalt poolt mingi asja välja, aga seda on siis president on korduvalt ka öelnud, et tal ei ole kiire selle tegemisega, et selle valikuotsuse tegemisega ja tal ei olegi, et sest tema on president, et see on kui kujutada ette, et ta tahaks päriselt tõsiselt kandideerida ja sooviks võita neid valimisi, et siis on täitsa nagu mänguteoreetiliselt arusaadav mõistlik positsioon, et kell tiksub tema kasuks. Et iga päev, mis mööda läheb, et see on päev, mida siis teised võimalikud kandidaadid ei saa oma ettevalmistusteks ja kampaaniateks kasutada. Et see on esiteks lihtne asi. Nüüd teine asi, mida tähele panna on siin see, et eks ta on selline ootamise mäng, nagu me juba rääksime, et kõik erakonnad, keegi ei taha seda esimest sammu teha, on ju, eks, aga siis tehakse selliseid nagu huvitavaid selliseid taktikalisi avanguid, oportunistlikke, et sõltuvalt, eelmine nädal, oli see eelmine nädal, on ju, eks, kui tuli korraks Kersti Kaljulaidi nimi üles selles asjas, mille siis peaminister Michal just välja pakkus ja seal ma jällegi, seda peab muidugi peaministri enda käest küsima, aga ma ausalt öeldes ei usu väga, et ta seda plaani tõsimeeli edukaks pidas, või selle väljavaateid, et see võiks jõuda selleni, et siis kõik ütlevad, tõesti, et meil on ju Kersti Kaljulaid, kes sobiks suurepäraselt presidendiks, et valime ära, vaid see mulle kõlab ikkagi pigem rohkem väga selgelt siis sellise nagu selle hetke konjunktuuri ajal tehtud sellise oportunistliku taktikalise katsena mingeid asju liikuma saada, sest kui sa isegi pakud selle nime välja, siis järgmine nädal, kui keegi tuleb juurde, ütleb, et miks Reformierakond midagi ei tee, siis sa saad vähemalt tagasi pidada öelda, et me tegime, me pakkusime välja. Aga et keegi ei reageerinud, keegi ei teinud, et siis äkki keegi teine nüüd võtab ja teeb midagi. Et sa justkui nagu selle valikuga, mida sa tingimata isegi väga tõsiselt ise ei võta, survestad teisi reageerima kuidagi sellele. See on tavaline poliitika argipäev, et eks seda siin püütakse teha ja seda on raske ette ennustada, mis see täpselt siis olema saab, sest see ongi sõltuv sellest, mis sündmused lahti rulluvad või mis asjad juhtuvad. Aga teisalt on muidugi selge see, et eks kell kogu aeg tiksub. Presidendi valimiste päev ei nihku edasi, sellepärast, et inimesed venitavad oma otsuste tegemisega ja millalgi see hetk jõuab kätte, et see valik teha tuleb ja kui seda õigel ajal ei tehta, et siis tulevad järgmised sammud, mida seadus ette näeb, et siis tuleb valimiskogu ja ega lõpuks president valimata ei jää. Julged sa pakkuda ise välja mingid nimed, kelle üle nüüd järgmisena võiks tulla mingi tõsisem arutelu, sest tegelikult ka Toomas Hendrik Ilves on käinud välja 4 väga tugevat välispoliitika eksperti ja ilmselt ka inimesed, kes saaksid selle sisepoliitikaga ka väga suurepäraselt hakkama. Et kes võiks olla see järgmine nimi, kelle üle võiks üldse või järgmised nimed, kelle ümber võiks arutelud tekkida? No jällegi minule tundub, et siin ei ole asi kinni selle taga, et keegi ei suudaks poliitikutest oma telefoni seda nimekirja läbi käia ja sealt leida inimesi, et kellele võiks helistada ja küsida nendes asjades, et see nagu Toomas Hendrik Ilves neid nimesid välja pakkus, neid teisi nimesid on veel siin välja käidud ja neid kandidaate, keda ühel või teisel moel erakonnad kaaluda võiks, sellest ei ole puudust.
et see ei ole see, et inimestel oleks pea tühi ja hernes veereks sees ja kellelgi laiutaks kõik käsi ja ütleks, et ei ole lihtsalt mitte kedagi võtta. See on ikkagi kinni protseduuriliselt nende kahe asja taga, millest me oleme rääkinud. Ühelt poolt on see kinni selle taga, et istuv president ei ole andnud kaugel sellest, et ta oleks selgelt öelnud, ta ei ole isegi väga selgelt märku andnud, vaid ta pigem on siin läbi viimase poole aasta andnud ka vastakaid signaale selle osas, et kas ta kavatseb või millistel alustel või miks või millal ta võiks oma otsuse selgelt välja öelda. Ja see on üks asi, mille taga seisab see, et isegi kui keegi võtaks ja helistaks ühele neist 4 kandidaadist või mõnele muule, kes seal 4 hulgas ei olnud, ütleks, et kas sa oleksid valmis kandideerima, et siis ma kujutan ette, et enamus nendest kandidaatidest küsiks, aga et mis siis edasi saab või kuidas me siis selle protsessiga sinnani jõuame ja see on koht, kus siis kõik laiutavad käsi ja jällegi ilmselt vaatavad Kadrioru poole esimese hooga. Ja nüüd teine osa selle juures on siis seesama erakondade omavaheline nii-öelda siis inglise keeles see game of chicken või et keegi ei taha esimesena astuda sellele tulejoonele, kus siis on kõigil teistel mugav positsioon auklikuks lasta. Ja ma ei näe ka seda teist väga lihtsalt muutumas, kui tõepoolest ei juhtu mingit väga spetsiifilist asja, mille tõttu mingi kandidaat satub väga sobivasse kohta, sest aru tuleb ka saada sellest, et see Eesti presidendivalimiste süsteem on täiesti disaini poolest seatud üles sellisena, et ta on väga sarnane sellise nagu oma olemuselt, mitte vormilt, aga oma olemuselt ülesehituselt paavsti valimisele. Ei võida see, kes on kõige populaarsem, vaid tõenäoliselt võidab see, kellel on kõige vähem vaenlasi. Ja see on siis omakorda seotud selle rahva ühendamise printsiibi asjaga, et kui poliitika on lahutav, et siis peaks olema üks selline jõud, kelle puhul, kellel on võimalik kõikidega rääkida, kes ei ole enamusega tüllis. Ja see teebki selle protsessi väga keeruliseks, sest seal on koos need tuli ja vesi. Et seal ühelt poolt on see selgelt vastanduv, mis peabki olema vastanduv ka oma olemuselt, see parteipoliitika, kus pakutakse välja konkureerivaid vaateid sellele, milline on hea elu ja siis peab olema teiselt poolt selle läbi tuleb leida keegi, kes siis on risti vastupidine, kes on see liitev ja ühendav. Ja see ongi keeruline ülesanne. Siiamaani me oleme hakkama saanud ja jällegi mul ei ole kahtlust, et me saame ka sel korral hakkama, aga see protsess ise võib olla väga ühelt poolt keeruline ja valuline neile, kes seda läbi viivad ja väga segadust tekitab neile, kes seda kõrvalt vaatavad. Tarmo Jüristo, aitäh tulemast Postimehe otsesaatesse. Aitäh. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.